Nii, lööb laksus ära. Ja kõvemini. Löös väga üks plaks. Okei. Tere tulemast, Eneli. Mis sa tahad mul rääkida? Testime siin audiot. Tegelikult ma ei oskagi midagi rääkida, aga... Ütle mulle midagi ilusat. Ütle siis midagi. Reemo, sa oled nii ilus. Oi, väga armas. See on küll tore jutumine. Jaa. Millest me räägime siis? Ma ei tea sellest, et lapsega peab varsti ärkama hakkama. Mis, Saara, sina teed? Sina arvad? Vaatan pealt ja ma ei taha tudjula minna. Aru saada. See ongi pereelu. 2.0. Räägi siis, kuidas su täna? Nii praegu ei olnud kuulda midagi. Saan aru, jah? See hakkas hakkima. Sa pead selle jutme vist ilusti panema. Nii, nüüd on okei. No räägi. Räägi ise midagi. Sa pead esiteks võtma mikrofoni kätte. Kuidas sa tunned siis, et järgmine nädal sul läheb? Ma lähen pühapäeval Tšehhi 3 päevaks ja mis tunne on siis? No selles mõttes parem tunne nagu varasemalt, kui sa oled pidanud minema paariks päevaks ära. Mis paremaks teeb? Et Viti on juba kõvasti suurem. Ja ta magab üpris hästi ja selles mõttes ilmselt ma pole üksi ka endiselt siin terve aeg, aga see teeb lihtsamaks. No mis eelmise korrad on siis raske olnud või? No kerge ei ole, jah. Huvitav. Miks? Sellepärast, et siis ta ei maganud veel nii hästi ja siis keegi teine ei aidanud ja... Väga põnev. Selline see podcast oligi. Saigi kõik räägitud põhimõtteliselt ära ja on ju? Oli põnev või? Ja tegelikult sul on ju veel midagi rääkida. Mis ma räägin? Räägi mulle sellest, et miks sa täna nii hullult magusat tahtsid süüa? Me ei jõudnud selle teemaga väga, alustasime selle teemaga, aga me ei jõudnud sellega väga kaugele. Et Remo tuli ja ütles, et Eneli, ütle mulle, mida head me võiks süüa ja käis selle lausega ringi mööda tuba. Tõsi. Miks mul oli lihtsalt magusisu. Ja mis sa siis tegid? Sain kommi. Ja veel? Draakoni kommi sain. Ja mis sa veel tegid? Lõpuks? Molki tegin. Choco Fuel. Väike shake'i tegin. Kas sa aitas? Jaa, ikka niisu. No, palju sa täna söönud oled? Ma sain hunniku liha õhtul ja siis sain juurivilju ja salatit. Ma olen 1 korra söönud. Ja 1/3 koogist, mingist pirukast. Ja just, Miia tõi. Selle sain ka ära. Kas see võib olla see põhjus, miks sul on sellised isud? See võib küll olla see põhjus. Aga ei pruugi selles mõttes. Aga võib, aga ei pruugi. Ja kas sul on stress? Jaa, kindlasti. Mis sul stressi tekitab? Kiire elutempo. Sest et ma teen palju asju lihtsalt ja on väsitav. Kus unega lood on? Väga head. Väga head on unega lood. Mis te räägite? Minul väga hästi. Mis kell sa magama saad üldiselt? Südaöö paiku. Miks? Sest et selline meie rutiin on hetkel lapsega. Sellepärast saangi, ega muidu läheks varem. Eneliga. Et mina ei taha varem väga minna. Jah, sina ei taha varem väga minna. Ja siis ma pean sind millegi pärast voodisse panema kogu aeg ja laulma laulu sulle. Okay. Ja siis öösel umbes 4 paiku sa tahad süüa ja siis ma tahan sulle süüa piima ja siis 7-8 paiku uuesti ja siis... Siis on juba Saara ka ju, kes tahab ka ju piima. Ja siis 7 on vaja juba Saara kooli aidata bussipeatusesse. Kuule, kas on jumala hea podcasti teema on see, et kui hull on ettevõtja elu ikka, kui tal lapsed ja koer ja... Päeva kokkuvõte on see alati hea teha siin avalikult.
et miks on õhtul isud ja millal esimest korda jõuab ettevõtja üldse süüa ja kui üldse jõuab ja mis kell üldse magama saadakse ja mis kell ärkama peab. Kusjuures mina tean, mismoodi seda podcasti peaks tegema või? See on selle podcasti nimi on Nädala kokkuvõte ja siis see on mingi reede või laupäeva õhtuti siin tund aega ja siis lähebki üles sinna elu ettevõtjana. Jaa. Selle nädala võime kokku võtta vist. Mismoodi selle nädala kokku võtame? Tule ka peale siis. Mina võtaks selle nädala kokku nii, et oli alles nädal. Oli tõesti selles mõttes, et nädal oli päris korralik. Kuidas sinu nädal läks? Veidralt. Mis veidraks tegi? Travis. Issand. Nii on, jah. Okei. Jaa. Mis sinu nädala veidraks tegi siis? Või oli vast nädal, ütlesid sa või? Ei no emotsionaalselt ikkagi raske on beebiga ja muude inimestega. Minuga või? No sinuga ka ikka jah, vahepeal. Raske ei ole, aga lihtsalt, ega kui ise käituda ei oska, siis ongi keeruline. Pigem ütleme siis nii. Minu jaoks oli see nädal, milline see nädal oli? See nädal oli kiire, nagu iga nädal. Aga selles mõttes, et stuudios ei, et me saame podcasti teha. Mul tundub kusjuures, et see... Ja vaata sina siis nüüd edasi. Mulle tundub, et see on see, et meil see stuudio siin on, see on üli hea mõte. Igal juhul. Ma pean hakkama selg rohkem sirgu istuma, ma saan veits imelik. Ja muidu inimesed näevad, kuidas sa päriselt istud. Jaa, siis ma saan ise ennast harjutada. Okei. Aga vaat, niimoodi see podcast saigi läbi ja... Ei saad, nüüd kui mina tahan näha, siis... Jaa, meil on laps. Jah, sorry. Vaat, aga selline see nädal oli ja aitäh. Homme jätkame, jah. Okei, laps. Tšau. Tšau. Tavai, pane korra lõpib pähe, räägime mõne minuti. Ja siukene see podcast on, pere podcast. Kuidas sinul läinud on? Tead, mis on või? Ega sa saadki öelda mõned viimased sõnad ja siis on hambapesu aeg. Ei ole. Aga ju on. Ei ole või? Homme veel või? Homme on ka hambapesu, jah? Ei, homme veel podcasti. Homme teeme veel podcasti, jah? Selles mõttes, see on selge. Homme teemegi äkki selle Warrior Guide'i podcasti ära. Yes. Okei, aga nüüd on see hambapesu. Tavai. Normaalne nädal oli. Oli enne? Jaa, aga mu Warrior Guide'i käevõru läks katki, see oli kurb. See oli kurb, jah? Ma olen nõus. Kuna see uue saad mulle? Ma ei tea, peab vaatama. Okei, tšau. Aga praegu lõpetame. Tavai, tšau.